Ja palun siis nüüd üksinda ilma Triinuta lavale Ain Peil, Siseministeeriumi nõunik, ennetustöö või ennetuse põhimõtetes kokkuleppimine ja nende elluviimine. Palun. Aitäh, Urmas. Tere päevast kõigile. Olen siin täna üksi laval. Kolleeg Triin Vilmse Tervise Arengu Instituudis jäi küll haigeks, aga nagunii meid selle kogu järgneva slaidishow taga on olnud väga palju erinevatest asutustest ja ministeeriumitest ja ka kohalikest omavalitsustest ja MTÜ-dest, et kes on selles protsessis olnud kaasatud ja kes ka edasi sellest osa saavad. Et kui me täna oleme väga palju rääkinud siin turvalisusest, siis üks väga suur osa turvalisusest on ennetustöö. Siin eelnevad ettekandjad on ka seda välja toonud. Ja ma teeks üks küsimus, et ärataks teid korra üles, et tõskama käed üles siin saalis olijad, et kes oma töös kas või natukegi või osaliselt tegelevad ennetamisega. Julged käed. Nii et ma ei tea, kas seal veebis nägijad näevad seda pilti, aga ligi 80-90% siin saalis tõusis. Ja hoidke need käsi üleval need, kes arvavad, et ennetuses tehakse täna piisavalt. Et käsi üles, kes arvavad, et ennetuses tehakse täna Eestis piisavalt. Meil ühtegi kätt. Ei ole üllatav, eks on ja selle järeldusele me ka mõnes mõttes selles protsessis oleme jõudnud. Ehk siis see esimene slaid, mis ütleb, et miks me sellega kõigega tegeleme, miks me Eestis vaatame ennetust süsteemsemalt, miks me tahame liikuda sellise ühtse valdkondaülese ennetuspoliitika suunas, kui võib isegi niimoodi nimetada, siis see teadmine, et ennetuses saab teha palju enamat, eriti kui me ühendame oma jõud selleks, leppides kokku, millest me üldse räägime, mis on need terminid, mida kasutame, mida me mõtleme ennetusel, kui ma oleks nüüd küsinud teie käest ka, et mis on need, mida me mõtleme selle ennetamise all, siis oleks kindlasti väga erinevaid näiteid tulnud sellest. Ja kindlasti see ka, et ennetuses on väga palju teadustööd, mis on arenenud viimaste aastakümnete jooksul ja areneb pidevalt edasi, et seda teadmist tuua ka päriselt praktikute töösse ja luuagi neid samu tööriistu, millest ka meie kantsler mainis, neid tööriistu ka igapäevaspetsialistide tööriistakasti, et ka sellesse tuleb aktiivselt panustada. Ja muidugi üks väga oluline ja mida ka see tsitaat siin ühest uuringust ilmestab, on see, et kõik, mida me teeme ennetuses, ei tohiks olla selline õhina põhine või tunde põhjal, et me teeme õiget asja, vaid see peaks põhinema sellel teadusel. Et me teame, et see, kuhu me praegult oma energia, oma tegevused suuname, läheb õigesse kohta ja see päriselt ka avaldab mõju kas siis noortele või täiskasvanutele, oleneb mis sihtgrupile olen võtnud. Et aru saame, et hindamine on kallis, ebamäärane ja raha saab ilma hindamiseta ka teha, et piisab ainult tublidest tegijatest, on üks siis konkreetne tsitaat uuringust, mis ilmestab hästi seda, et kuidas me üldse vaatame ennetust ja ennetuse tegevuste eetilist poolt. Ja kuidas me siis seda toimetama hakanud ja see on kindlasti protsess, mis on kestnud juba mitmeid aastaid ka Eestis ja mis võtab selgelt aega, nagu ennetus ka, on pika mõjuga ja me räägime tihtipeale põlvkondadest, keda me mõjutame, eriti kui me töötame noortega, siis meil on see teadmine, et suur osa sotsiaal- ja terviseprobleemidest on omavahel seotud. Nende algpõhjus on tihtipeale samad, nende riskifaktorid ja kaitsefaktorid, miks üks noor inimene või täiskasvanud inimene paneb toime õigusrikkumist või miks tal arenevad välja vaimse tervise probleemid või miks ta hakkab uimastit tarvitama. Need algpõhjused on tihtipeale samad, mis omakorda tähendab, et need algpõhjused on võimalik ka ühiselt koos siis parandada või seda keskkonda muuta, kus siis need inimesed kasvavad. Ja seetõttu tuleks meil jõud ühendada ja panustada ennetusse valdkondade üheselt. Ja lihtsalt lühidalt taustalt, kuna ma ütlen, protsess on kaua kestnud, meil on suur hulk erinevaid ministeeriumeid, ametnikke seal taga olnud, et alguse sai see juba, ütleme, 2014-15 aastal, kui see ideena sündis, et meil oleks Eestis sellist valdkondaülese ennetuse süsteemi või poliitikat vaja, siis sündis meil see valdkondaülese ennetuse kontseptsioon Siseministeeriumi eest vedamisel koos partneritega, mis siis mõne aasta jooksul peale mitmeid arutelusid, mitmeid juhtide kaasamise ringe jõudis siis eelmise aasta sellise järgmise kulminatsioonini, milleks siis, et kinnitati ministrite ja asutusjuhtide tasandil valdkondaülese ennetuse põhimõtted. Neid tutvustan ka ette pärast. Ja samuti otsustati eelmisel aastal juba, mis nüüd on töösse panemisel,
see, et ennetusele moodustatakse ka valdkondadeülene siis ennetusnõukogu valitsuse tasandil, valitsuskomisjonina. Ja samuti see, et see teaduspool jätkuks ja me paneksime ka sinna teadlikult energiat, ressurssi ja arendaksime seda poolt. Alustas ka Tervise Arengu Instituut koos erinevate ülikoolidega teadusnõukogu moodustamist ja see teadusnõukogu on ka siis töösse läinud, et anda selline teaduslik ja teoreetiline taust ja kindlus sellele, et mida see valitsuskomisjon planeerib, rahastab, prioriteediks seab, on kõik see, mida tegelikult ka teaduskirjandus ja uuringud toetavad. Need põhimõtted siin lühidalt ees, et milles see ennetusnõukogu oma tööks kokku leppis, sest ilmselgelt ressurssi ennetusele vähemalt hetkel ei ole kindlasti piisavalt ja sinna jõudmine võtab tõenäoliselt aega aastaid veel, kui mitte kümneid, siis peab kuidagi prioritiseerima. Ja üheks prioriteediks sai, et meie ühistegevuse suunaks on lapsed ja noored. Seal me teame teadusest, et ennetus on kõige efektiivsem, tegelikult uute põlvkondade, suurte gruppide inimeste ettevalmistamiseks eluks, muudame väga palju nende hoiakut ja kultuuri ja sotsialiseerumise protsesse, mis tõttu me ka nii-öelda suurema mõjuga oleme. See ei tähenda, et me jätaksime kõrvale teised eagrupid või teised sihtrühmad. Lihtsalt prioriteet peaks minema sinna, kui me peame valikuid tegema prioriteeti sisse. Et see peab olema pikaajaline protsess, seda peab toetama tegevuskava, siin on ka räägitud näiteks kohalike omavalitsuste tegevuskavadest, arengukavadest, aga ka riiklikult me peaks olema ennetusele konkreetne tegevuskava, et me saame tõmmata joont, palju me ressursse paneme, mis tegevuses me oleme kokku leppinud. Ja eelistame tulemuslik sekkumisviisi ja hindame neid, millel me teame, et võiks olla potentsiaali, aga me ei ole võib-olla laiendanud neid üle Eestis, et oleme kuskil testinud ja näitab, et on hea mõjuga, me peaks ka nendesse panustama. Elluviijate pädevuse tõstmisele tuleb muidugi keskenduda ainult rahast ja programmidest või sekkumistest ei piisa. Need inimesed, kes sekkumisi viivad ellu kas siis koolis, kogukonnas, kohalikus omavalitsuses, neil inimestel peavad olema need ressursid, need tööriistad, need teadmised, need võimalused omavahel kogemusi jagada või ennast täiendada, selles valdkonnas peab olema loodud. Ja muidugi see viimane punkt, mis on hästi oluline just tänase konverentsi vaates, et kohalikul tasandil need asjad ju kõik rakenduvad olenevalt sellest, kus saab see alguse või kus see raha tuleb, siis see rakendumine toimub alati ju ikkagi kogukonnas. Et siin üks joonis lihtsalt valdkonda üles ennetuse nõukogust ka, et lihtsalt, et siin oli oluline ära mainida, et me tegelikult tegime seda selliselt, me mõtlesime ka selle peale, et mis juba olemas on, mis võrgustikud meil on olemas. Meil on uimasti ennetusele suunatud valitsuskomisjon, meil oli lastekaitsele suunatud valitsuskomisjon ja meil oli süüteoennetuse nõukogule. Ehk siis 3 suurt valitsuskomisjoni, kus ministrid said kokku regulaarselt, teeme ministrid kokku ja me panime ennetuse nende komisjoni töö prioriteediks ja see ei tähenda, et need teised valdkonnad saaksid nüüd vähem tähelepanu, aga lihtsalt need inimesed, kes seal koos käisid, need prioriteetse seadsid, tulevad nüüd kokku just ennetuse nimel. Et ma olen oma mitte väga pika karjääri jooksul, aga väga palju kuulnud juhtide seas sõna, et teeme ennetus on hea. Nüüd meil on konkreetne formaat, kus seda päriselt ka nii-öelda tõestada, et ennetus on oluline hea, et teeme otsuseid. Ja muidugi, lihtsalt kuna ma räägin hästi palju ennetusest, siis lihtsalt üks selline tore kaar, mida mulle meeldib ennetuses alati näidata ka, et ennetus ei ole midagi eraldi seisvat, et see ei ole nüüd asi, et me teeme ennetust, siis muid asju ei peaks tegema, vaid ennetus on osa süsteemist ja siin on nüüd vaimse tervise edendamise vaates üks selline tore kaar ja ennetusel muidugi peab kaasnema jätkuma kindlasti see, et lühisekkumised ravi osas või siis näiteks ka teenused, mis aitavad inimesi, kes on juba näiteks uimasteid tarvitanud või kellel on vaimse tervise väljaarend. Ka neid teenuseid tuleb süsteemselt arendada, et ainult ennetus muidugi ei piisa, aga mida paremini me ennetust teeme, seda vähem on meil vajadust või vähem kulub meil seda ressurssi või energiat tagajärgedega tegelemisele. Ja praktilisemalt mainisin juba korra seda ennetuse tegevuskava ja see on meil praegu väga usinasti koostamisel. Ja sel hetkel tuleb hästi selgelt sellise keskvalitsuse ja ministeeriumite ja ametite vaatega, et mis on siis prioriteetide elluviimiseks vajalik. Ja ma tein ainult hetkel siia slaidile välja need eesmärgid, sest need tegevuskavad ei ole veel kinnitatud ja need lähevad ilmselt veel juhtide seas aruteludele kinnitamisele. Aga selge, mis siit välja tõid, kui te loete neid asju, et meil on vaja andmetest lähtuda, meile eelistame tulemuslik sekkumisi, et avalikkus teab, milline on tulemuslik ennetus ja väärtustavad eetilist ennetust. Selge on siin, et siin seda tehes me paneme seljad kokku. Et väga palju ei ole neid valdkondi,
peab tunnistama, et kus ministeeriumid ja valdkonnad nii laia ampluaaga, õiguskaitse, tervis, sotsiaal, haridus, panevad seljad kokku ja teevad ühist asja. Et need on sellised ühised eesmärgid, mille nimel me peaksime hakkama siis nüüd tulevikus ka pingutama. Et loodetavasti see info, mis ma täna teile edasi andsin, inspireerib teid, kas siis meiega aruteludes tulevikus kaasa lööma, ise oma kohalikul tasandil või oma asutuses läbi mõtlema, et kuidas te ennetust mõtestate, kas te suudate raamistada, kui palju te praegu energiat ja ressursse panete ennetustööle ja ka kindlasti olema nii-öelda häälekandjaks oma piirkonnas, et teha neid õigeid asju ennetuse all. Ma tänan kuulamast, kaasa mõtlemast ja siin on hunnik linke, millega saate tutvuda kõikide erinevate dokumentidega, põhimõtetega ja tegevuskavadega tulevikus. Aitäh!